Mapsis on ikka selle koha peal, see tee läheb järve pealt, et ma ei saa aru, kas seal nagu selles Earth Views on see järv nagu mingi hetk nagu suurem olnud või kokku kuivanud, või et see Earth View ja see radade kaart ei lähe seal üldse kokku. Et ja kui ma vaatasin seda Street View'd, seda ei paaris kohas tehtud, seal on üldse üks võsa seal kohas, kus järv oleks pidanud olema. Väidetavalt siit. Me oleme siin Krakowist 50 kilomeetrit alla lõuna poole ja eile õhtul jõudsime päris hilja, juba läks pimedaks ja selle ööbimiskoha leidmisega läks niimoodi, et vaatasime järve ääres siin ühe koha, kus minna, aga seal olid ikkagi keelumärgid ees ja siis pidime päris kaua tiirutama pimedas ja lõpuks leidsime siin järve ääres ikkagi ühe koha ja kui ma eile rääkisin, et miks mõned autoteed on Google Mapsis vee sees, siis seletus on see, et seal taga, kuskil ta siin näha on, siin, et siin taga on siis tamm ja see ala on vahepeal siis vee all, kus ma hetkel olen ja parasjagu praegult see tamm on kinni ja siin saab olla. Käisime Krakowis eile, lihtsalt vaatasime sellisesse kohalikku linnaossa, mis meenutab Tallinnas Telliskivi loomelinnakut, et hinnad olid ka sama kui tavaliselt on. Poola pigem odavam kui Eesti, siis kohalikus sellises Telliskivis olid toiduhinnad ja kohvihinnad samad, mis Tallinnas. Et sellise jutumärkides hipster kultuuri eest peab maksma, et see oli selline vana sigareti vabrik. Aga muidu oli iseenesest väga tore koht ja jäätis käisime söömas, et ega me pikalt ei viitsinud linnas olla, et see eesmärk oli tegelikult seda kaussi minna ostma, aga samamoodi, et ega Eestis vanalinnas pesukaussi ei ole väga lihtne leida. Seis on hetkel selline, et meil on kõik vesi saanud otsa ja mõtled küll, et see vesi on selline lihtne asi, et seda saab igalt poolt, aga siin Poolas paljudest bensukatest neid kraane ei ole joogiveele ja enamus poodides, mis siin tee äärde jäävad, on sellised liitrised veed, et aga meil on 16-liitrine paak seal kraanikausi all, et tahaks selle ikkagi täita mingi kraaniveega. Ütled küll, et vesi on selline lihtne asi, eks ju, et kogu aeg see kraanist tuleb, aga kui seda nii lihtne leida ei ole, siis me ei saa hetkel ennast pesta, ei saa riideid pesta, ei saa nõusid pesta ja nii edasi. Et selles suhtes ikkagi tänase päeva ülesanne on see, et võiksime siis leida mingit kraani või kohta, kus vett saada. Aga selle veega on see, et seda ei ole raske guugeldada, et sa võid võib-olla bensukat guugeldada, aga mis sa kirjutad Google Mapsi sisse, et water well või water fountain või water tap või mis iganes, et ega seal ei tule mingit vastust sul. Aga meil ei ole õnnestunud ühtegi sellist suuremat supermarketit selle tee peal nagu tuvastada, kus me oleme käinud, et kõik on sellised väiksemad toidupoed, et ei ole sellises nagu meil on Prisma või mis iganes mingi suurem ostukeskus, kus on kõik need kausid ja värgid olemas, et siis poolakad on pigem hetkel sellise suhtumisega, et kodus kraanivee joomine ei ole auasi ja
parema meelega nad ostavad seda pudelivett ja võib-olla see on üks põhjus, miks neid veekraane ja neid avalikke veevõtupunkte on raske leida, et keegi lihtsalt ei taha sealt vett võtta. Ja teine asi on see, et vesi on poes päris odav, et 6 liitrit vett oli umbes 1 euro. Ja miks see nii odav on, et kuna see vesi on Poolas popsis, poliitikas on, ma saan aru jällegi see, mis ma netist lugesin, et on siin see teema, et ei ole, valitsus ei tee väga sellist propagandat, et jooge kraanivett ja ärge ostke pudelivett, sellepärast, et pudelivees on siin pudelivee müügis on siin suured rahad ja see on suur business ja see lobitöö on üpriski kõva, et inimesed ostaksid pudelivett edasi. Ja eks me siis nüüd ka oleme Poolamaal ja käitusime natukene Poola stiilis, et võtsime siis 24 liitrit pudelivett võtsime 4 euro eest. Vihm hakkas ka tulema. No nii. Ma arvan, et on hästi. Panen selle siia peale. See käib siia veel.